Tere tulemast Eesti Noortekirjanduse Ühingu lehele. Käimas on noortekirjanduse kevade intervjuude sari. Mina olen Eeva Roos ja täna on külas Miga Keränen, kes on kenasti õues, paneb tublilt kindad kätte, sest külm on. Tere, Miga! Tere! Äh, Muideks, väga külm ei ole, siin on selline mõnus talveilm ja väga hea, et see aasta ma ei pea minema kuhugi Põhja-Soome, et Nautida külma. tunda, nautida talve, et see on siin Tartus täitsa kenasti olemas. Ja ma olen nõus, aga minu see kassitermomeeter pani täna 2 käppa õue ja tuli tagasi. Et ta ei Ja, läinud üle ukse, täna oli tema jaoks külm, nii et jah. jah. Ma saan aru, et eestlased tunnevad sind kui lastekirjanikku, aga tegelikult sa oled ka täiesti noortekirjanik. Jaa, et ega siin pääsu ei ole, et kuhugi ikka sind lahterdatakse, et mina kirjutan ja ei mõtle või mõtlen, et kõik võivad lugeda minugi pärast. Aga hiljemalt siis, kui raamat paigutatakse poes või raamatukogus riiulisse, siis on seal erinevad lahtrid. Ja ma olen tõesti huvitaval kombel Soomes tuntud maaliviivalla ehk väravajoonel Mhm. raamatust, mis on täiesti young adults, et seal on peategelane on 18-aastane väravavaht. Mul on siin olemas, käisin raamatukogus. Jaa, Äh, see sama raamat. Polnud lihtne kätte saada, nii et järelikult on väga populaarne raamat. Meil on selles mõttes Eestis iseenesest on olukord on hea, et inimesed tahavad raamatuid laenutada. Ma olen töötanud vahepeal õpetajana ja õpetaja seisukohast on olnud keeruline neid raamatuid tervele klassile kätte saada, et siis peab otsima igalt poolt või ütleme, mõnel pool töötab ka see, et ütled lastele, et öelge emadele, isadele, et seda raamatut on nüüd vaja. Et siis tuuakse. No, kirjaniku jaoks see, kui sattuda sinna kohustusliku kirjanduse nimekirja, et see tegelikult on alati selline positiivne, siis see tähendab, et on rohkem lugejaid ja avastajaid ja Ma ei tea, kas mul on täna selline tuju, et ma tahan vastu vaielda, aga et ühest küljest on ta positiivne, aga samas ma alati koolides ütlen, et võtke ära mind sealt kohustuslikust nimekirjast, palun, et ma ei taha, et ühtegi last sunnitakse lugema minu raamatuid, siis nad mõtlevad, et see oligi see ja teda me pidime lugema, et ma omal ajal olen ja praegu ka kirjutan alati ikkagi nagu enda arvates meelelahutust, rõõmsaid, toredaid asju, jubedaid asju maailmas on niigi nii palju aga seda saab teha kvaliteetselt, et siin on meelelahutus ei tähenda seda, et see oleks kuidagi kirjandusena minu meelest nagu nõrgem ühegi mõõdupuuga. Ta võib-olla ei ole nii selline kurbade teemade, süngete teemade, terapeutiline või ma ei tea, aga hea tuju kirjandus on see, mida mina teen. aga samas näiteks just seesama Young Adult, et noortekirjandus, sellel on oma selline varjund või usutakse, et see peab olema selline depressiivne, kellelgi peavad olema sõltuvusprobleemid. Jaa, ma täpselt ja siis ma olengi koolides öelnud, et ja alati ju iga kirjanikule, noorele kirjanikule ma ütleksin, et leia oma hääl ja kirjuta midagi, mida teised ei ole teinud. Aga kui, ma olen vahel žüriides ka ju istunud, et kui ma loen nagu raamatuid, mis ilmuvad ja näen neid samu mustreid ja teemasid ja nad on tihti ka tumedates värvides, siis ju minu nõu ongi, et kirjuta midagi, mis on hoopiski positiivne, rõõmus, jaatab elu nii-öelda, et siis eristud sa raudselt teistest noorsookirjanikest, sest kõigil teistel on südame peal midagi väga rasket. Ja ma ju sugugi ei mõtle, et ei tohiks jubedatest asjadest kirjutada, aga küsimus ongi selles, see konks, et kuidas kirjutada nendest niimoodi, et lugeja, et sa ei oksenda lugeja peale oma seda jama ja lugeja tunneb, et appi, kuhu ma nüüd olen sattunud, ei, mina ei taha
seda lugeda, vaid vastupidi, sa nagu lugeja tuleb sinuga kaasa ja lugeja tunneb niimoodi sinuga ühtemoodi nii neid negatiivseid tundeid kui ka kõike seda positiivset, mis siin elus on, et iga päevas on ikkagi midagi positiivset, olgu või tassikene kohvi. kas teine selline arvamus, mida mina oma kirjutistega kipun nagu saama, on see, et kui seal vähegi nalja saab, siis järelikult see ei ole tõsine kirjandus. Ai. See on eriti Soomes on niimoodi kirjanik, tegelikult sedasi meie siin naeratame, õige kirjanik peaks ikka olema selline. Selge, selge. Ja mitte midagi ei ütle niimoodi. Ma tänan kõiki emakeele õpetajaid. Ja nii nagu sa naeratad, siis on juba kahtlane kirjanik. Ja see on selline stereotüüp ka, et noh, kuidas seda lõhkuda? No mina ei tea. No igal juhul ise proovin mitte väga tõsine olla. Tulgu või mitte. Aga millist kirjandust sa ise loed, et kas sa oled ka selline, et sa loed samasugust kirjandust, nagu sa kirjutad või sa loed teistsugust kirjandust? No ausalt öeldes see raamaturiiul seal, mis sinu selja taga, see tundub jõle huvitav. Ma tahaksin juba kangesti näha, oleks siuke Supermani pilk, et mis raamatuid seal on, sest mina loen, võib öelda isegi, et absoluutselt kõike. Ma ei loe kõike läbi, muidugi mitte, aga ma loen väga palju erinevatele inimestele kirjutatud raamatuid, noortelt, vanadelt, naistekaid ja no ütleme, poniraamatud ma jätan vahele, siuksed hobused mind eriti ei ole köitnud ka lapsena mitte, aga lapsena ka ma lugesin raamatuid, kus peategelast olid tüdrukud ja kõik olid tüdrukud ja väga huvitav oli peale selle, et lugesin ka sõjaraamatuid, no neid ma nüüd küll enam ei viitsi lugeda. No seda tuleb uudistest, seal ei ole isegi enam vaja, et saab. Jaa, vot näiteks ma loen läti kirjandust eesti keeles väga palju kõike, mida sõber Kontra tõlgib ja nüüd ta kinkis mulle Hinge tuiskraamatu ja siis ma alustasin seda ja mõtlesin, et ei, et seda ma loen siis, kui on rahu mingiks ajaks jälle maa peal. Et ma püüan lugeda. Mis ma hetkel loen, mul on Henning Mankeli 11. Wallanderi osa rootsi keeles Püramiiden novellit on mul vannitoas on mul Alice Aalmanni raamat, mul on vannitoas oma riiulraamatutele pisike. Ma juba saan aru, et sa oled minu inimene, mul on ka Kempsu raamatukogu. Jaa, et see on natuke viisakam on seda nimetada nagu Vannida, jaa, vanniraamatukogu. vabandust. Jaa, aga põhimõtteliselt nii ta on, ma panin kõrgele, et duši sinna vesi ei lendaks ja Ron Whiteheadi luuletusi on mul seal, ta on nii suur raamat, see ei mahu kuhugi, see on mul tõenäoliselt hetkel põrandal koos Maimu Bergi moemaja raamatuga, mis räägib ühest moevaldkonna inimesest nõukaajal ja pakub minule millegipärast nagu väga palju huvi, et ega ma ise mingi nüüd eriti, ma ei tea, eriti trenditeadlik mees ei ole, aga see, kuidas riietutakse, on juba väga vajalik minul sellepärast, et mul on kogu aeg raamatutes 5 last ja 10 inimest veel ja kui nad kõik käiksid ainult ühtemoodi riides, siis oleks üsna igav see vähemalt nende outfit. Aga kuidas sa üldse tegelasi leiad, kas sa näed neid tänaval, kas sul on prototüübid? Hemingway vist oli see, kes võeti vahele, et kuna ta kirjutas oma sõpru ja tuttavaid raamatutesse, nad olid lõpuks pahased. Ma arvan, et kõik kirjanikud kirjutavad oma lähedasi raamatutesse, et see on ju täiesti, sa ju nii nagu ega pääsu ei ole, sa kirjutad ka sellest, kus sa elad enamasti. Need on ju muidugi erandeid, aga minul on ikka oma inimesed on raamatutes, et nii ta on olnud alati. Kas nad tunnevad ennast ära, tunnevad ennast halvasti või sa võtad niimoodi, et tükike siit, tükike sealt? No kusjuures vahel võtan jah, tükikesi siit, tükikesi sealt, kui on selline tunne, et nüüd nagu läheb võib-olla liiga, et kui tekib vähegi kahtlust, et võib-olla see inimene ei tunne ennast hästi, aga samas on ka naljakas see, kuidas mõnikord
arvatakse, et ma olen kirjutanud kellestki ja ma isegi ei tunne seda inimest, et seda ka juhtub. No siis kriitikud teavad paremini, millest sa kirjutad. Kriitikut on jah selline huvitav seltskond, et ma tegelikult eriti ei loe kriitikat üldse, ei taha ka ei loe ka interneti kommentaare ammugi mitte ega kogu see kirjandusteadus ja kogu valdkond niimoodi, kuidas kirjutada, et on minu jaoks natuke võõras, et ainus asi, mida ma nagu kirjutamise kohta saan ka öelda niimoodi siin kõigile, kes seda kuulavad ja vaatavad, et ma kirjutan, loen üle sellise mõttega, et kui ma nüüd oleksin lugeja, kas ma ikka keeraksin järgmise lehekülje või ei keeraks. Ja tihtipeale vastus on, et ei, ega vist ei keeraks ja siis tuleb kirjutada ümber ja uuesti ja see kirjutangi, niimoodi see kirjutamine mul on, et mul ei ole kahjuks nagu õrna aimugi, miks näiteks mõni tekst töötab, et siis, kui ma tunnen ära, siis kui ma olen piisavalt kirjutanud esimest peatükki, ütleme näiteks, siis ma ikkagi tunnen ära, et oi, nüüd võt siin praegu nüüd nagu nüüd ma vist ikka keeraks järgmise lehekülje küll. Siin leheküljel on midagi, mis haarab kaasa, aga mis asi see on? Mina ei tea seda ja kuna ma ei ole kirjandusvaldkonna inimene nagu teaduse poole pealt, siis las ta ollagi siis, ega see polegi oluline, et minu jaoks, et ma olen see, kes kirjutab ja mitte see, kes mõtleb, et miks asjad nii või naa on. Kas sa oled täiskohaga kirjanik või sa teed mingeid muid asju ka elus, et olla lihtsalt kirjanik või teha midagi muud? Ega siin on jah, see kirjaniku elu on selline, et vahel on paremad ajad ja vahel on kehvemad ajad, et kirjanikuna äraelamise mõttes, et hetkel on mul suurepärane võimalus kirjutada rahulikult, mida ma olen ka teinud, iga hommik kirjutan ja siis lähen jalutan ja magan päeval ja siis kirjutan edasi. Eile oli tüüpiline päev selline, et oli nagu 2 kirjutamisplokki hommikul ja õhtul ja tegin ka 2 jalutuskäiku, sest see tooli peal laua taga kirjutamine, nagu ma praegu kirjutan hetkel, on ka ikkagi väsitab lõpuks ära, et vaim oleks veel võib-olla valmis jätkama, aga juba selg ütleb, et natuke vaja jalutada. Kas sul on oma mingi selline kirjutamisrutiin, et ma kuulan ja ma olen kade, sest et minul seda kirjutamise aega tekib aeg-ajalt vähe ja siis tekivad pausid ja augud ja siis kuidagi ei saa Ja. nagu hakkama. No nii ta mul oli omal ajal, kui ma käisin täiskohaga tööl ja oligi väga raske, aga siis mul vedas, et tänu lugejaskonnale raamatuid hakati ostma ka ja siis ma hakkasin vabakutseliseks, aga selline rutiin heas mõttes, mida ma kirjeldasin, see tekkis mul võib-olla isegi alles nüüd selle aastanumbri sees või novembris, detsembris. Mul on kirjanikupalga 3. aasta, et ja see aasta saan veel kirjanikupalka ja kavatsen jätkata sellel lainel, et kirjutan kodus, et see on nüüd midagi, kui keegi on varem kuulnud minu intervjuusid, ma ei ole praktiliselt mitte kunagi kirjutanud mitte midagi kodus, vaid ma lähen alati kuhugi kaugele kirjutama. Välja arvatud nüüd on mul täiesti hea kodus kirjutada, et on nagu loksunud paika elu ja natuke koleda on, et nüüd ta nagu loksub paika ja siis kirjanikupalk saab otsa ja siis ma tõenäoliselt lähen kuhugi tööle ja sellel ajal ei kirjuta ikkagi siis, kui ma olen kas või väikese koormusega õpetaja, see on ikkagi täiskohaga, täissüdamega töö, isegi kui koormus on väiksem. Aga mis sa teed, kui sul tekivad need kirjutamisplokid, on sul olnud kirjutamisplokki? Aa, Vaatasin sinu bibliograafiat, et kade meel tuli peale, nii palju on. Et no justkui tead, tuleb nagu Vändrast saelaudu. vot sellega on niisugune lugu, et kirjutamisplokk on, vot kui ma millegagi olen elus hakkama saanud, siis siiamaani on see kirjutamisplokk tüü-tüü, sest mina olen otsustanud
et kui ei ole mingit ideed, kui on nii-öelda plokk mõnes mõttes, Mhm. siis ma mõtlen, nüüd on minul puhkus. Nüüd lõpuks ma saan puhata. Ükski mõte ei sega näiteks minna muuseumisse jalutada, minna sugulaste juurde, keda pole ammu näinud, elu natuke nagu vaadata, ilma et sa kogu aeg peaksid olema nagu tundlad püsti ja nagu tööl. Et siis, kui ma kirjutan, siis on ikkagi see kõige tähtsam asi on see kirjutamine ja inimsuhtedki on kõrvalised, aga see ei ole ju normaalne elu. Aga kui mul tekib mõnes mõttes selline plokk, ei taha kirjutada, ei ole mingid ideed, isegi pole raamatu jaoks mingid ideed, siis ma mõtlen, oi, nüüd ma võtan rahulikult ja naudin seda nii kaua, kui see kestab. Ma arvan, et selline plokk siiamaani võib-olla on paar nädalat olnud maksimum, kui ma olen midagi lõpetanud ja ei ole ideed, et aga mis ma kust su ideed järgmisena tulevad? kirjutan. Ega vot siin see asi ongi, et nad lihtsalt midagi ei ole teha, aga nad tulevad minu juurde ise täiesti ilma, et peaks hullult pingutama. Eks loomulikult auto sõidab siit mööda. Mitte Vana hullu. Passat. Et nad tulevad ise, aga iga idee muidugi ei ole võib-olla väärt, et seda edasi arendada. Mõnikord võib juhtuda sedasi, et keegi on juba näiteks sellise raamatu kirjutanud. Ükskord ma mõtlesin välja Prantsuse buldogid Kutsika, Veski, Papi, Milli ja sain aru siis mingi hetk, et ma mõtlesin uuesti välja 101 Dalmatia kutsikat. No aga äkki oleks olnud parem? Siis ma tegingi tegelikult Pruudi röövraamatu, koera näituselt varastati üks koer. Et ta kujunes tegelikult, siis ongi, et ma saan aru, et ei, nii ei saa, on juba tehtud, siin ei ole midagi uut. Aga mis on see, mida nagu mina saan oma raamatus tuua välja, mida ei oleks keegi, keda mina tean nüüd siin nii lähiminevikus või siin keegi teine poleks seda teinud. Et ikkagi ma arvan, et kõik tahavad ju, kes midagi kirjutavad, ikkagi luua midagi, mis oleks teistmoodi ja üllataks lugejaid. Kas sina kasutad kirjutades valemeid ka, sest et ma siin vaatan, et Youtube'i need videod on täis igasuguseid, et teed nii ja siis järgmine samm on see ja see, et siis on sul selle bestselleri valem olemas. Et sul on neid nii palju kirjutatud, et sul peaks nagu valem käes olema, tead sa pakkuda bestselleri valemit? Ei tea ei tea ja eks ma võib-olla olen nagu teadlikult hoidunud sellest kõrvale, et kui ma kirjutan ka iga raamat, mille ma olen kirjutanud, on sündinud niimoodi, et ma olen niisama mõelnud välja tegelased selle, mis juhtub ja kirjutanud selle loo, nagu see lugu nagu tundub mulle paraja pikkusega ja siis pärast on olnud huvitav vaadata, et mingi hetk ma vaatan, kui lugu hakkab valmis saama, et kui palju tuleb tähemärke. Et mõnikord mõni minu raamat on tõesti poole õhem kui teine, seda saab kujunduses muidugi saab mängida, et mõni on ka näiteks, no just nimelt ongi, et Vanemuise väits on üks raamat, mis sai väga paks, mistõttu me pidime Liisuga kujundaja illustraatoriga pressima kokku natuke seda teksti, et muidu ta näeb natuke imelik välja seal teiste raamatute kõrval, et iga lugu on nagu ta välja kukub. Kas see ei ole mitte väikese lugeja petmine, kui sa pressid teksti kokku ja siis ta loodab, et saab õhukese raamatu, aga tuleb hoopis pikem? Ei, ega ma seda ei tea ja ei tea. Ma mõtlen, et eks üks nippe peab nagu võib-olla peab tegema. No ma ise mõtlen tegelikult, et mida paksem raamat, seda parem, nii et ma ei ole ka, ma ei ole meelega läinud seda teed, et kirjutada kuidagi vähem, et minu raamatud on tegelikult järjest paksemad ja ma ei kahetse seda, sest nii peabki nagu olema, et
et järjest on minul on tahtmine teha, võib öelda isegi nagu keerulisemaid lugusid, on nad siis lastele või noortele või täiskasvanutele. ja nii ta on läinud, et ma enam ma ei kirjutaks elu sees nii lihtsat lugu, nagu oli näiteks varastatud oranž jalgrattas. et ma oleks, aga ta on kirjutatud, kaaned on ümber ja siis lihtsalt kirjutan midagi, mis on keerulisem siis ülejärgmises osas. et selle kirjaniku palgaga seoses ma olen kirjutanud 2 raamatut, mis kumbki veel ei ole trükitud, mis on mõlemad üsna korralikud paksud lood Salaselts Rampsu sarjas. Salaselts rampsu, sellest see ikka jätkub. Sa endiselt ja, leiad ideid. ja ma olen ka alati öelnud, et kui küsitakse, et kas, no näiteks praegu ongi, et mul on 2 raamatut on soolas, need ilmuvad, aga kas tuleb 15. osa, mul ei ole õrna aimugi praegu hetkel, aga et elu näitab, et mitte mingil juhul ma ei ütle, et lõpp oleks kuidagi käes, aga samas ei ole ka nagu tõesti hetkel ühtegi sellist ideed. Kas sul on lemmikpublik, kellele sa kirjutad, et sul on päris palju lastele, aga noh, oli ka noortele, eks ole, ja täiskasvanutele, et on sul vahet, kuidas sa neile kirjutad? Või sa siis, nagu sa ütlesid, et pärast vaatad lihtsalt? No vot, siin ongi sihuke huvitav lugu, et ma olen mõelnud nende žanrite peale hästi palju elus. Juba siis, kui ma lugesin väikese lapsena kasvõi Stephen Kingi. Mina ütlen Stephen, võib-olla provotseerides, Stephen King on lastekirjanik. seal on peategelast on tihti lapsed seal. ja ma lapsena ka lugesin neid Kingi raamatuid väga palju. ja et mis siis on lastekirjanduse ja täiskasvanute kirjanduse vahe. Ma ei juurdle selle peale eriti. Ma ütleks, et vahe on võib-olla selles, et minu raamatutes, kui peategelane on 5. klassi tüdruk või poiss, siis see tähendab, et peategelane on selles vanuses ja maailma näeb lugeja ka siis selle, ma ei tea, peab 5. kummarduma klassi. sellelt kõrguselt, nagu siis on 5. klassi tegelane. Või siis, kui ta on jalgpalliväravaht, 2-meetrine poiss, no siis on kõrgemalt on see vaatenurk sellele, mis ümberringi toimub. Ja mõtted ka natuke siis sellesse, kuidas selles vanuses noor mõtleb. Või kui ma olen kirjutanud Armandost, mis on 1. klassi poiss. Seal kiusatakse tähendab Armandot kiusatakse, et kuna tal on mustad silmad, ta räägib täitsa valesti. Ma ei saa kasutada sõnu nagu rassist või aktsent, sest selles vanuses laste jaoks ei eksisteeri neid. Nii, aga ma olen küllalt kaua su aega kinni pidanud. Ütle lõpetuseks mõni hea põhjus, miks peaks noor inimene hakkama kirjutama ja võib-olla mõni selline hea nõuanne kellelegi, kes juba kirjutab salaja kuskil sahtlisse. No et vot, siin on 2 küsimust juba 2 praegu. küsimust, jah. Ja see on ikka see. Esiteks, mina ei ole üldse väga intelligentne ja kui sa oled ise väga tark inimene, siis see ei tule eriti kasuks kirjanduses. Parem kui kirjanik on jobu ja rumal, et need üliintelligentsed inimesed võiksid tegeleda millegi muuga minu arvates. Või igal juhul ma arvan, et rahvakirjanik või kirjanik, kes kirjutab inimestele, ei tohi olla üliintelligentne. Aga nüüd, nojah, et nõu ja nüüd seoses sellega mul ongi vaja mis need küsimused olidki sul? Esimene küsimus. Mis peaks olema üks põhjus, miks noor inimene peaks hakkama üldse kirjutama? Sest et noh, räägitakse, et loetakse ja kirjutatakse nii vähe, et nagu justkui peaks olema juurdekasvu. Et soovita midagi.
No miks peaks olema, ega mina arvan, et see, et sul on see pisik on sees, et sa tahad midagi luua. Võib-olla joonistad koomikseid, võib-olla laulad, võib-olla räpid, räpp on ka ju luule, võib-olla maalid, võib-olla mängid pilli, võib-olla tahad filmi teha, tahad pildistada, võib-olla oled loominguline näiteks ennast meikides. Oskad teha siukse meigi pähe, et kõik värvid, kõik niimoodi valgus, kõik on nagu paigas. No see on ju ka tohutu suur kunst. Et see, kui sul on see loomingulisus ja ma arvan, et see on tegelikult meil kõigil, eriti lastel, kui sa oled loov mingil moel ja sa soovid seda loovust arendada, et mis tähendab, et sa ühesõnaga hakkadki nagu teadlikult tegelema sellega just nimelt, et saada paremaks ja paremaks. Kirjanduse puhul soovitan loe veel rohkem. Mida rohkem loed, seda paremaks kirjanikuks saad. Mida rohkem kuulad, õpid kuulama ja vaatlema ümbrust, seda rohkem on millest kirjutada. Et kuulamisoskus on ka väga oluline, aga et miks just kirjandus, võib-olla leiadki kirjutades selle, mida sa tahad teha. Võib-olla alguses mõtlesid, et tahaks hoopis filme teha, aga siis ei tahagi seltskonnas, tahad üksi rahulikult oma asja ajada, siis on kirjandus väga hea selleks. Aga kui teed filmi, siis seal on ju vaja operaatorid ja kõik tehnikud ja näitlejad ja kõik peavad omavahel läbi saama ja kui sa ei taha teistega arvestada, tahad teha kõik, mina tahan teha kõik ise nii, nagu ma tahan. Võt siis on kirjandus ongi see sinu valdkond. Siin ei pea mitte kellegagi arvestama ja isegi illustraator peab tegema pildid nii, nagu sina oled kirjutanud. See oli siis esimene. See oli siis esimene. Aga ütleme julgustuseks kellelegi, kes juba kirjutab, aga arvab, et äkki see ei ole päris nii hea ja ta kellegile eriti näidata ei julge ja topib sahtlisse neid. No vat, siin on selline, see on nüüd üks selline natuke, ma tooks näite, see on peaaegu sama asi nagu kuidas väike laps läheb uisutama, ta tahab uisutada ja siis, kui ta jääle pannakse uisud alla ja siis, kui ta seal jääl on, ta saab aru, et ilge jama, see ei ole ju nii nagu televiisoris ja ma ei ole siin ju mingi printsess ja see asi on ju ikka täitsa rõve. Aga siis sa pead arvestama või lähed mäkke esimest korda suusamäest tuled Nõlvast alla. Ma esimest korda käisin suusatamas, kukkusin iga kord, kui ma tulin mäest alla. Iga jumala kord olin pikali mitu korda sellisest mäesuuskadega mäest. Aga ega seda asja selgeks ju ei õpi, kui sa ei kukku. Samamoodi, kui sa oled kirjanik või luuletaja, sa pead lihtsalt need nagu sellega leppima, et inimesed on kadedad, on õelad, on vastikud, aga samas on ka neid, kes on vaimustuses sellest, mis sa teed. Ja tihtipeale nad ei ütle ka alati midagi. Kostab ainult selline ja jääb meelde selline negatiivsus, aga tegelikult on sul ikkagi avastad, et oi, mul ongi inimesi, kellele läheb korda see, mida ma kirjutan. Neid võib-olla alguses isegi ei ole palju, aga selles see konks ongi, et kui sul on kas või üks inimene, kellele läheb korda see, mida sa kirjutad. Nagu minul oli mu tütar, kui ma talle unejutuks mõtlesin välja loo ja ma sain aru, et talle see meeldib, siis mul tekkis lihtsalt selline puhas kahtlus täiesti faktipõhine, et aga kui talle meeldib nii hirmsasti, äkki meeldib ka teistele. Ja tegelikult lastekirjanduse puhul nii minust saigi lastekirjanik, et ma tegelesin luulega varem, tõlkisin aga siis, kui ma oma tütrele unejuttu lugesin, siis ma sain nagu korraga aru, et ta kuulab mind ja talle meeldib see lugu nii palju, et siin selles tekstis peab olema ikkagi mingi asi, mis töötab.
et see talle nii korda läheb. et see on selline, see tuleb ajaga, et ega mina ka üsna hilja, 25 või millal ma olin, kui esimene raamat nagu lasteraamat ilmus, nii et avastasin seda ka sain suht hilja nagu ree peale. et ma tegelesin vaikselt kogu aeg luulega ja tõlkisin ja aga et siis nagu kirjanikuks ma sain võrdlemisi hilja, aga ma ei jätnud nagu seda unistustega jonni. Ma kuulusin Tartu NAK-i noorteautorite koondisesse, praktiliselt kõik ümberringi said kirjanikuks. Kontra, Jan Rahman, Olavi Ruitlane, Veiko Märka, Wimberg, Aapo Ilves ja ma ei mäleta, kes veel nagu nende looming nagu läks, nad saidki nagu päris kirjanikeks kõik ja mina olin veel tõlkija ja mõtlesin, et noh, mis seal ikka, vahva oli see meie kamp. Aga korraga siis tuligi lastekirjandus ja ma sain aru, et jah, ma olen selles vist hea, sest ega ma ei teadnud veel tollal, see oli ainult selline tunne. Aga ma panin selle loo kirja raamatuna ja eesti keeles muidugi. Ja siis ülejäänud ongi juba see, siis võib öelda kirjanduslugu. aga suur tänu. Aitäh, et sa leidsid aega minuga rääkida. Aitäh, kohtume kirjandusüritustel Tartus. Ja nägemist. Ja nägemist.